Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Mootorite maailma ühed kevade kuulutajad on kindlasti kardisportlased. Eesti meistrivõistluste 7 etappi sõidetakse 6 erineval ringrajal ja nagu tavaks on saanud, alustatakse hooaega Tabasalus. Palusime seda rada iseloomustada Martin Rumpil omaaegsel kardispordi maailma karikavõitjal, kes tänavu jätkab Audi tehase meeskonna sõitjana kereautode Aasia sarjas. Ütleks iseloomustamiseks kiire, tehniline ja kiire. Vigu ei andesta? Vigu selles mõttes ei andesta, et siin minu mäletamist mööda on suhteliselt kitsas pidamise joon ja seal tuleb peal hoida, aga hoog on siin selgelt suurem kui teistel radadel Eestis, et natuke võib-olla sarnasem Euroopa radadele mingis mõttes. Aga kindlasti väga hea lisandväärtus kogu Eesti kardispordi radadele, et ma arvan, et see teeb sellise parema komplekti kokkuvõttes kindlasti. Ärevust oli meistrivõistluste esimese etapil piisavalt. Paljudel oli see uue hooaja esimeseks võistluseks, samas ettevõtlikumad olid käinud kätt proovimas erinevates talvesarjades ning kogunud kilomeetreid Lääne-Euroopa ringradadel. Kõige nooremad kadettklass võistlevad karikavõistluste arvestuses, kus etapi esikoha sai Martin Loomets, teine oli Patrik Orvandi, kes tegi ka kiirema ringi ja kolmas Albert Tamm. Nüüd aga Eesti meistrivõistluste finaalide juurde, mille sissejuhatuseks veel Eesti Kardiliidu selle hooaja plaanidest ja uuendustest. Selle aasta kõige suurem uudis Eesti meistrivõistlustel on see, et meil on rajal uued võistlusklassid. Ehk siis varasemate monosarja tasemel on nüüd FIA võistlusklassid, OK Junior, OK, et see on kindlasti kõige suurem muudatus. Mis tingis sellise käigu? Tingis tegelikult pikaaegne mure, et me jagame oma parimad poisid ära erinevate sarjade vahel, mis on ühes mõttes selles mõttes halb, et me kaotame konkurentsis ja teine on tegelikult ka see, et meil on ülikeeruline teha oma võistluskalendreid, sest me peame arvestama väga erinevate sarjadega, ühe monoklassi sarjadega, teise monoklassi sarjadega, siis rahvusvaheliste võistlustega ja see kõik on üsna keeruline. Kas on ka mõni selline sportlik saavutus, mida tasuks esile tõsta? Kes on üllatanud positiivselt on meie kaotsed kahesõitja Kaspar Kallasmaa, kes küll täna siin ei osale, aga kes on suutnud näidata sellist minu seast juba sellist uut kvaliteeti, et jõudnud ikkagi täiesti sellise rahvusvahelise taseme finaali, eks. Saksa meistrivõistluste 10. koht, et see on täitsa suurepärane tulemus sellises väga klassikalises klassis. Mikroklassi eelsõitudes näitas väga head kiirust 14 poisile tuule alla teinud Meril Peldes, kes ka finaalis väga hea stardi tegi ja poistele taaskord õiget sõidutrajektoori õpetas. Hugo Rajamets oli küll parimal ringil kiirem, napi võidu noppis aga ikkagi Meril Peldes, kolmas oli Tõnis Toom. Selline kena esimese koha auhind, see teeb sulle vist rõõmu küll. Räägi, kuidas sa selleks esimeseks etapiks valmis oli, mis sa tegid? Käisin hästi palju trennis, iga nädalavahetus, kui oli võimalik. Sa said ka mõne võistluse teha enam? Ei saan, aga ma proovin sõita nii kiiresti, kui sain. No aga start oli siin ju sul väga hea, tähendab, see on sul juba eelmisest hooajast kätte õpitud, et stardis oled saalt esimene. Ma pidin meelde jätma ja proovisin sõita paremini kui eelmine aasta. Mis siis nüüd edasi plaanid teha? Proovida Eesti meistriks saada ja vormel 1 saada. Klassis Mini oli korraga rajal 20 noort ja parimat stardikohalt alustas Richard Viigisalu. Finaali pinge püsis päris viimase ringini ja korraks tundis ennast võitjana juba Martin Ojapõld. Otsustaval ringil toimus aga esiviisiku kokkupõrge, mille tagajärjel tegi uperpalli selle klassi uustulnuk Damir Mingasov ja nii läks protokolli paremusjärjestus eelviimase ringi lõpuga. Võitjaks kulutati soomlane Sandari Madikainen, teine oli Martin
Ojapõld, 3. Mark Dubnitski, 4. Richard Viigisalu ja 5. Damir Mingasov. Kõik sealjuures poole sekundi sees. Uue ja väga kiire OK ja OK juuniorklasside mõlemad eelsõidud võitis küll Karl Sei, samas parimad ringid kihutas hoopis Rande Levestus ja sama kiirust näitas veel Robin Särg. See eeldas kõva lahingut ja nii ka läks. Ometi lõppes finaal mõneti ootamatult. Nimetatud trio püsis 10 ringi koos ja siis lendasid kõik 3 koos kokkupõrka tulemusena rajalt välja ja seega OK klass arvestust sellel etapil ei saanudki. OK juuniorid arvestas andis soomlastele kõva lahingu Markus Kajak, kes 2 põhjanaabri ees kindla võidu võttiski. Arvasin, et läheb raskeks, aga tuli välja, et Blankine sõitis välja ja asi osutus lihtsamaks, kui arvasin. Lõpuosal sul juba päris lustimine, jah? Jah, see soomlane oli juba taga ja raumi oli. Sul oligi põhiline soomlast enda selle taga hoida? Jah, aga ta juba stardis just palju maha ja siis tuli vahe sisse. Kas oli esimene etapp sul natuke nagu tekitas hirmu ka, et pole ju tükaka võistelnud? Natuke tekitas, aga see esimesel päeval läks ära. TD2 ja Masters-klassi ühises stardis oli kiiruse poolest selgelt teistest üle Ragnar Veerus, kes kohe esimese stardisirgega teistel lihtsalt eest ära sõitis. Parema ringi võrdluses suutis lisaks Ragnarile 34 sekundi sisse sõita veel teisena lõpetanud Erich Küün. 3. lõpetanud Priit Sei oli ühtlasi Masterklassi parim. TD2 klassi 3. oli Kristoffer Lilleorg, Masterklassi esikolmikus veel Aleksandr Ljubimov ja Ott Pähna. Fantastiline start oli. Start oli hea, mõtlesin, kas võtta väljast või mitte, et juba riskantne, et kui seest saab hea stardi, siis võib välja puksida ka vabalt rajalt, aga oli õige otsus. Ja, siis kas juba vahe sisse, aga siis enam mingi probleemi ei olnud. Endal oligi sama mõttene start ja kui õnnestub, et siis ongi kohe suur vahe sees esimesest kurvist juba ja nii läkski õnneks. Kuidas sa selleks hooajaks praegu valmis olid? Tegelikult ütleme, et viimaste aastatega võrdes kõige vähem valmis võib-olla, sellepärast, et ei ole õnnestunud välismaal käia siin eksamite ja asjade pärast. Aga kuidas sa käe siis nii-öelda sooja võitsid? Paar korda sai sõitmas käidud ja tegelikult ütleme, et Eesti rajad on nii käpas juba, et ega ei ole väga hull ka. Iga klassi tulemuste suhtes on oma sõna mehaanikutel. Just nende tihtilugu eesriide taha jääv töö määrabki sõitja kiiruse rajal. Eelmine aasta jah, täiesti sain aru, kuidas ka mehaaniku töö on ikkagi väga raske töö ja see avardas minu nagu vaateringi kogu sellest võidusõidu asjast tegelikult palju rohkem, kuidas sõitjana tegelikult ei saa nagu aru, kuivõrd raske mehaaniku töö tegelikult on ja ükskõik siis missugustes võidusõidu tingimustes ja kogu selle stressi ja pinge all tegelikult ilma vigadeta tuleb perfektselt töötada, et see on nagu väga austust avaldav töö, ma arvan, ja väga tore oli seda proovida. Loomulikult praegu ma olen siin ilma stressita, on toredam vaadata niisama pealt. KZ2 klassi mõlemad eelsõidud võitis kindlalt kogenud Antti Rammo, üks 3 Eesti kaardiliidu juhatuse liikmest. Üks favoriite Sten Piirimägi läks finaali alles 4. punkti summaga. Ometi hindas tema võimalusi kogenud Aivar Korjus just kõige kõrgemalt. Mina paneksin ikka raha Steni peale, olid Aiksi sõnad juba esimese eelsõidu järel. Finaali stardis oli taas kord väga terav Antti Rammo, hea reaktsioon oli ka Piirimeel, aga ruumi talle esimeses kurvis lihtsalt ei jätkunud. Väga tore, et sarjaga on taas liitunud Maarjo Vendla. Kahjuks avastart lõppes talle 3. ringil mootori rikke tõttu katkestamisega. Parimal ringil sõitsid 33 sekundi sisse 4 kiiremat ja sellises järjestuses nad ka lõpetasid. Võitja Sten Piirimägi, 2. Antti Rammo, 3. Jakob Poja, 4. Georg Kõss. Finaalis sai päris hea stardi, aga lihtsalt ei mahtunud kuskile vahele. Jaa, ma tundsin, et ma sain eelsõitudes ka hea stardi, aga ei olnud kordagi ruumi. Aga eks ikka lõppkokkuvõttes peab ju esimesest kurvist niisama elusalt läbi saama ja õnneks edasi ka läks praegu. Ja siis võtsid ennast liidri tuulde ja hakkasid ootama, millal sobiv hetk tuleb? Ja me tegelikult nägime eile, et päris paljud sõitjad täna siin saavad ühe kiire ringi kokku, kvalis kajastusse samuti. Aga just seda konsistentsi või niisugust stabiilsust, et me nägime, et sellega meil on nagu eelis ja siis ma siis jäingi ootama, kuni Rammol hakkavad juba vaikselt
rehvid kas ära väsima või üle kuumenema ja üks hetk tuli see võimalus ka ja ega neid võimalusi palju nagu ei olnud. Anti, teine noorus täiesti. Jah, selles mõttes, et kui ma nüüd sõitsin ka mõned aastad tagasi nagu stabiilsemalt esiotsas ja siis Eesti meistriks tulin, aga siis ma väga palju noorem ei olnud kui täna, nii et pigem sõltub ettevalmistusest siin kõik ja see aasta tõesti ma olen natuke rohkem trenni teinud kui tavaliselt ja kohe on näha. Muidugi ma pean ütlema, et mul on ka suurepärane meeskond ja mehaanik, kes on aidanud kõike seda ette valmistada ja mind ütleme siis treeninud õigesti ja mind nagu pannud otsima kohti, kus kiiremaks saada. Kui suur sul sõidupraktika enne seda starti oli? Ma olen ühe võistluse teinud, aga sellega see asi piirdubki. Aga plaan on kogu Eesti meistrivõistluste sari ikka kaasa teha? Üldpildis küll ja järgmist etappi ma ei saa teha, olen koolis pean eksameid kirjutama, aga ülejäänud hooaja teen kaasa. Aga on ka suuremas plaanis sul mingid mõtted kardis? Kardis on antud hetkel ainult Eesti ja siis Beneluxi sari Supershifteriga. Seal see esimene etapp oligi ja seal on äkki siis kokku 4 veel. Seal on ka plaan muidugi sari ära võita? Jah, tahaks. Meil on seal uued karburaatorid ja sellega on paras süge leidmine, otsimine. Et me midagi justki oleme leidnud, aga eks see päris 100% veel ei ole. Kui seni ei olnud võib-olla start sul kõige tugevam külg, siis täna olid küll stardid super. Jaa, ma pean küll Taavile ütlema aitäh, sellepärast, et ta mind niimoodi rangelt on kogu aeg Anti start ja kohe ette näidanud ja öelnud täpselt, kuidas tegema peab, nii et selle heade startide autor on pigem mu tiimikaaslane ja mehaanik Taavi. Selline tihe konkurents arendab ikka kõiki. Jaa, kindlasti, et selles mõttes muidugi, et ega ilma konkurentideta see tase ei tõuse ja ei ole ka seda motivatsiooni kiiremaks saada, nii et selles mõttes kindlasti Stenile ja Jaksile ja kõikidele teistele poistele on suur tänu minu poolt, et nad on ikka mind niimoodi tagant lükanud. Ja lükkavad veel. Jah, kindlasti. Kuidas jätkub lähinaabritega koostöö? Soomlastega on nüüd eelmine aasta lõpus see koostöö sai võib-olla veits uue hingamise ja ma usun, et see aasta läheb ta veelgi paremaks. Kindlasti on eestlasi seal sõitmas tõenäoliselt rohkem kui kunagi varem Soomes ja loodame, et soomlasi siia saada veelgi rohkem. Et kahjuks ütleme, monoklasside esindatus oli siiamaani nagu väga nadi, et nüüd OK juunioris esimesed pääsukesed on kohal, et loodame, et see nende külaskäigud saavad siia märksa tihedamaks. Üks on selge, tuleb päris põnev hooaeg. Kindlasti tuleb väga põnev hooaeg ja nagu nüüdki näha, et ehitused on väga tasavägised. Eesti meistrivõistluste teine etapp sõidetakse 11. mail meie kõige uuemal Lange kardirajal.